Nii, aga ma tutvustaksin teile tänast päevakorda, et siis need, kes siin peavad ennast ümber seadistama ja kes veel liituvad, saavad ka ehk kuulda juba. Et meil on päevakorra projektis kokku 8 punkti. Esimene on Tartu valla 2021. aasta eelarve. Teine on siis vallavolikogu 29. aprilli 2019 määruse number 11 korteriühistute toetamise kord muutmine. Kolmandaks on Tartu valla osalemine mittetulundusühingus Kesk-Eesti Jäätmekeskus. Neljas on Laeva Väänikvere 8 hoone energiatõhususe parandamine. Viies Maarja Magdalena Ligi nullenergia lasteaiahoone ehitamine. Kuues loa andmine Lõhmuse kruusakarjääri tasuta kasutusse andmiseks. Seitsmes on siis Johannes Voldemar Veski nimelise Maarja Magdalena põhikooli ümberkorraldamine. Ja viimane punkt on siis informatsioonid, kohapeal algatatavad küsimused ja vaba arutelu. Et meil tänane istung siin tõotab pikka ja sellist põhjalikku tööd, sest me peame jõudma eelarvega lõpuni ja siin nagu mulle teada on antud, et ühes punktis veel on päris palju eriarvamusi, et neid peame siis läbi vaatama, et jõuda otsuseni. Lugupeetud volikogu, küsin kõigepealt, kas on kellelgi ettepanekuid päevakorra järjekorra muutmise asjus? Ei paista olevat, et siis sellisel juhul panen päevakorra projekti hääletusele, kes on selle poolt, et projekt võtta tänase päevakorra aluseks. Palun hääletada. Üks nupud ei tööta. Üllar, kas sa näed, kas minu poolt hääl tuli läbi või? Praegu ei näe, aga... Kuidas ma seda virtuaalseks ümber saan panna? Madis, sinu hääl on kenasti Alo on ainult, mis pole hääletanud. Jah, aga mul ei tule seda hääletuskasti ette millegi pärast. Mul on kast ees, aga ei saa hääletada. Aga mul just ongi see, mis enne Üllar ütles, et elektrooniliseks panin. Ja sellest Alo, sina palun värskenda oma lehekülge. Mina või? Jah, ma korra värskendasin, siis läks üldse error ette, tuli mingisugune jama ette. Aga põhimõtteliselt olen päevakorraga nõus, et kui see praegu edasi liikuda, aga ma üritan saada käima. Anneli ei saa ka hääletada praegu. Hääletamine veel lõppenud, me ei saa midagi edasi. Aga Annelit ma ei näe üldse osavõtjate nimekirjas. Enne oli, aga enam ei ole. Üllar, ma teen ettepaneku, ma katkestan selle päevakorra hääletuse ja panen uue hääletuse, et palun kõigil siis uuesti hääletada. Teeme nii, kordame tegevust. Nii ja saab uuesti hääletada päevakorra poolt, kes on selle poolt, et see
projekt muuta päevakorraks. Palun hääletada. Aga Annelit ma ikkagi ei näe osalejate seas. Praegu ei ole, jah. Tõenäoliselt päevakorra osas see väga midagi ei muuda, lihtsalt, et kui nüüd punktide hääletuseks läheb, siis Anneli võiks proovida sisse välja logida uuesti. Ja Marike läheb ka kõigest korra välja ja uuesti sisse. Ma ei saa ka enam. Sest päevakorra osas ei olnud nagu kellelgi vastuväiteid, et see on lihtsalt formaalne. Ju siis on päevakord praegu kinnitust leidnud, et saame siis edasi liikuda. Esimene päevakorrapunkt on siis Tartu valla 2021. aasta eelarve. Ettekandjaks on siin Jarno Laur ja kaasettekandjaks Ulvi Viilvere. Olge head. Tervist, auväärt volikogu. Rõõm teid kõiki tervitada ja selle päevakorrapunkti paremaks menetlemiseks ma katsun ette manada ühe PowerPointi esitluse, mis loodetavasti teile kohe ekraanile tuleb. Nii, kas kõik näevad, eks ole? Ma saan aru, et see punane kast. Teise lugemise arutelu on väga aktiivselt toimunud nii komisjonides kui ka vallavalitsuses ja oleme oluliselt targemad tegelikult ju täna, kui me olime esimese lugemise eelnõud üle andes teile. Ja nüüd ongi nii, et teine kasutaja võttis juhtimise üle, aga ma ei taha anda seda üle. Nii. Võtaks siis kõigepealt peamised muutused põhitegevuse eelarves läbi, kuna põhitegevuse eelarvesse peamine töö sai tehtud siis vallavalitsuse poolt. Kui te nüüd vaatate enda materjalidest seda faili, mis on teise lugemise fail, Exceli fail ja vaatate sealt veergu O, siis te näete neid muudatusi, mis on nüüd tehtud võrreldes esimese lugemise eelnõuga. Ja veerg B, nagu Paide, siis tähistab nüüd seda võimalikku lõpptulemust. Ehk seal on siis need summad juba arvestades muudatusi. Nüüd põhilised muutused olid siis sellised, et põhitegevuse tulude prognoos muutus 1,1 miljonit, sellest tulumaksuprognoosi korrektsioon oli 677 340 eurot ja tingis selle siis tekkepõhise tulumaksulaekumise andmestiku saamine eelmise aasta kohta ning siis saime võtta arvesse juba reaalseid laekumisi ja teha oma korrigeeritud muudatuse. Nüüd on muutunud ka riigieelarve eraldiste numbrid. Need tänasel valitsuse istungil läksid lõplikult lukku, aga meil hetkel veel neid teada ei ole, nii et me võtame selle seisu, mis oli komisjonide nädalal meile teada. Mõned komponendid on lukus, nagu näiteks õpetajate palgaraha, mõned komponendid olid veel siis lahti, aga need on üldiselt suhteliselt ilmselt marginaalsed muudatused. Ja saame kokku siis põhitegevuse tulude mahuks 21 377 008 eurot. Nüüd põhitegevuse kulud. Eesmärk oli korrigeerida vähenemise suunas, paraku seda ei õnnestunud. Tõsi, kärpeid on päris paljudes tegevusalades, aga summa summarum
Põhitegevuse kulud on võrreldes esimese lugemisega siiski kasvanud 185 000 võrra circa. Ja siin on siis tõesti, kui te vaatate seda VRK-s, te näete, kus on olnud kahanemised ja kus on olnud kasvud. Lõppkokkuvõttes põhitegevuse tulem, mis on meie jaoks oluline siis investeeringute tegemise mõttes, kasvas 925 000 võrra ja me räägime põhitegevuse tulemist siis teise lugemise järgselt 3 429 000 ja 921 eurot. Nüüd muudatusettepanekutest. Muudatusettepanekud valdavalt keskendusid investeeringutele ja kokku laekus siis 26 muudatusettepanekut, millest mitte kõik ei olnud nõuetekohased ehk mõnel ei olnud siis seda maksumust, millist ettepanekut tehti, et mida see asi maksma läheb. Mõnel ei olnud katteallikat ja mõned ei olnud esitatud volikogu liikme poolt ja mõned olid esitatud tegelikult selliselt, et neid ei saanud valla eelarve lugemisel arvestada, kuna nad puudutasid sihtasutus Raadi, kes on meie konsolideerimisgrupi liige, tema eelarvet ja siin on volikogul kaasarääkimise koht tegelikult eelarvestrateegia arutamise juures ehk siis need ettepanekud kukkusid iseenesest nagu kõrvale. Millest siis põhiliselt need ettepanekud rääkisid? Rääkisid laeva Valmaotsa kergliiklusteest, mis on arvestatud summas 300 000, millega eelduslikult peaks olema võimalik ta rajada. Nad rääkisid lähtelasteaia laiendusest, millised ettepanekud paraku ei olnud võimalikud käsitleda, sellepärast et lähtelasteaed kuulub siis sihtasutusele Raadi ja lähtelasteaia laienduse tööd iseenesest sihtasutusel juba toimuvad. Tegeletakse ehitusõiguse tekitamise või taotlemisega sellele kinnistule ja kui kõik läheb hästi, siis järgmise aasta jooksul peaks ka lähtelasteaia laiendus saama rajatud. Maarja Magdalena lasteaia ehitus oli nendes ettepanekutes käsitletud siis vormis, et vähendada sinna eraldisi katteallikana. Ka neid vallavalitsus ei toetanud, kuivõrd Maarja Magdalena lasteaia ehitus iseenesest on tegelikult see maksumus on täpsustatud siis lähtuvalt täna teadaolevast projektlahendusest ja suure tõenäosusega oluliselt odavamalt seda ehitada võimalik ei ole. Lähtespordihoone jõusaal oli üks ettepanek, mis leidis arvestamist ja selle aasta eelarves on siis kajastatud lähtespordihoone jõusaali projekteerimine ja kõik vajalikud eeltegevused. See oli siis arengukomisjoni ettepanek, et komisjonide ettepanekutest ta oligi siis sisuliselt ainuke. Olid veel ettepanekud Pärna allee laiendamisest parkimisaladega, mida me ei toetanud, sest hetkel lihtsalt tuleb minna väiksemate sammudega selle eesmärgi poole, et see parkimine oleks seal korrastatud. Ja kui me vaatame ja analüüsime majadesse sisse kirjutatud inimeste arvu, siis kõigepealt peaksid need elanikud, kellel on mure näitama oma hoolimist vallas sellega, et nad oma elukoha registreerivad sinna, kus nende autod pargivad. Mõisapuieste ristmiku pöörderaja ehitamine oli ka üks ettepanek, mis iseenesest ehitamisena arvestamist ei leidnud, küll aga põhimõtteliselt leidis siis arvestamist, kuivõrd esimene eskiis juba iseenesest selle laienduse tarbeks on meil tellitud ja me katsume projekteerimisega selles osas ka edasi minna. Nüüd, millised siis need peamised muutused investeerimiseelarves olid? Ja kõigepealt siis nii nagu teil ees olevates failides need jaotised ette näevad, siis kõigepealt räägime saadavast sihtfinantseeringust.
See kasvas meil 326 000 euro võrra. Me võtsime siis sihtfinantseeringuna siis arvesse juba eraldatud Tooni veevärgi rajamise finantseeringu 41 000, aga ka Laeva lasteaia ja Maarja Magdalena lasteaia esitatavate projektide sihtfinantseeringu, mida me eeldame, et me saame, kui me need taotlused esitame. Nende 2 projekti taotluste esitamiseks loa andmise otsuse eelnõud on tänase volikogu päevakorras. Nüüd antavate sihtfinantseeringute osas korrigeerisime veevarustust, mis puudutab siis Tilakülas suuri eesvoolutöid ja pidime seda suurendama siis 78 000 võrra. Nendel slaididel te näete siis nüüd sulgudes on see märk, millega ta teil eelarves on. Et lihtsalt segaduse külvamiseks on muidugi pandud. Tegelikult, kui tõsiselt rääkida, siis lihtsalt korrektsuse huvides, jah, teil ta kajastub miinusena, tegelikult summa mitte ei vähene, vaid suureneb 78 000 võrra ja kokku siis sellel aastal kulutame Hermi Nurme tänava elupiirkonna vee ja kanalisatsiooni ja sajuvee probleemide lahendamiseks 178 000 eurot. Nüüd põhivara müüki oleme prognoosi suurendanud 100 000 võrra, see on siis 200 000, eeldame, et see on realistlik. Nüüd investeeringud ja soetused ehk siis see pakett, mida me tahame osta või ehitada, see on siis suurenenud 180 000 võrra. Siin on ka see miinuse vigur jälle teil slaidi peal ehk tabelis ta on teil miinusmärgiga. Ja tegelikult investeeringud mitte ei vähene, vaid suurenevad 180 000 võrra. Ja uusi objekte nüüd kokkuvõttes investeeringute nimekirjas on tegelikult mahus 434 000. Nii et 254 000 me suutsime leida nendele investeeringutele katet siis olemasolevate plaanide kärbetest või täpsustustest. Nüüd need uued objektid mahus 434 000 on siis teie ees praegu slaidil. See on Laeva Valmaotsa kergtee 300 000, Tooniküla veetrass 49 000. Teemaade soetamine 20 000, Lähte spordihoone jõusaal 20 000 ja Kõrveküla kooli sisustus täiendavalt 45 000. Kärped ka. Kärped on siis muuseumi tee Tilakülas 55 000, kuivõrd linnaga koos on läbi viidud projekteerimise hange ja projekteerimise hind tuli sedavõrd odav, et me saame siit võtta katet teistele plaanidele. Samamoodi oleme võtnud katet Ermi tänavalt Tilakülas 10 000. Eeldame, et projekteerimine võiks olla soodsam. Samamoodi Karjamõisa tee Äksis, mis oli 25 000 esialgu planeeritud projekteerimise tarbeks, tundub praegu mõistlik olevat lahendada tegelikult töökirjeldusega ja selliselt projekteerimis-ehitushankes tulevikus hoopiski lahendada moel, et me 25 000 eraldi projekteerimiseks ei pea kulutama. Nüüd veevarustus, see on siis nüüd põhiliselt kärbe 25 000 selle tõttu, et on meil käes Lähte sajuvee trasside ehitushange, selle tulemus ja see osutus natukene soodsamaks, kui me oskasime prognoosida, nii et selle võrra saame ka siit 25 000 võtta siis katet. Tänavavalgustused 10 000, kuna ka tänavavalgustuse hanked on siin vähekene küll, aga siiski soodsamad olnud kui esialgu arvatud. Ja Tabivere kooli sisustuse pealt on kate 129 000, kuna tegelikult eelmisel aastal siiski meil õnnestus lahtise mööbli osa ära akteerida, vastu võtta ja ära maksta, et jääb siis praegu meie eelarvesse siis Tabivere koolis see mööbel, mis on sisse ehitatud ja mille osas meil veel tarnijaga käivad vaidlused. Nüüd finantseerimistehingud, et kui me vaatame siis oma põhitegevuse tulemit ja investeeringute mahtu, siis me näeme, et eelarve puudujääk on 3,2 miljonit eurot. Seda 3,2 miljonit eurot on meil vaja katta
kõigepealt esimene kate on siis ületulev jääk ehk likviidsed varad 713 000 ulatuses. Nõuete muutustekkepõhiselt siis on eelmisest aastast üles jäänud nõuded, mis puudutab, kõige suurem osa on siin tegelikult Tabivere tööstusala nii-öelda lõppmakse, mis peaks meile RTK-lt tulema, circa 300 000. Aga siis ülejäänud on natuke väiksemad summad sinna juurde. Ja siis jääb meil finantseerimistegevusest katta ulatuses 2 17 000. Ja see siis on niimoodi, et kuna me maksame 1,48 miljonit laenu tagasi, siis uut laenu me peame võtma 3,5 miljonit. See tähendab, et võrreldes esimese lugemise eelnõuga me oleme kasvatanud siis võetava laenu summat 1,5 miljoni võrra. Ja nii tulebki kokku siis tasakaalus eelarve, mille elluviimise eeldus on muidugi see, et kõik, mis Eestis toimub, allub sellele loogikale, mida me oskame ette näha. Päris lõplikku garantiid selleks muidugi tänasel hetkel ei ole. Mis investeerimist puudutab, siis nende objektidega, mis meil on eelarvestrateegias ette nähtud, me oleme liikunud hangete poole ja päris mitmed hanked on täna ka tehtud, nii et me teame, mis need summad on. Suuremad objektid, näiteks Kõrveküla spordihoone või siis õigemini Kõrveküla kooli spordihoone, et selle leping on ka sõlmitud ja tegelikult ehitustegevus juba käib. Nii et eeldus, et me oma ütleme sellist investeeringu ja kulu poolt suudame kontrollida, ma usun, on suhteliselt suur, aga tulupoolega selle võrra siis jälle vähem. Nüüd võib-olla teile lihtsalt silma ette veel korra, mitte ainult muudatused, vaid siis ka kõik need objektid, mis meil erinevates valdkondades sellel aastal peaksid valmis saama. See on siis põhikooli, Kõrveküla põhikooli juures spordihoone, staadion ja siis täiendav mööbel, Maarja Magdalenas lasteaed, laevas hariduse poole pealt lasteaia osaline rekk. See siis puudutab katust ja küttesüsteemi. Tabivere lasteaed läheb projekteerimisse. Seal on tegelikult meil vaja järgmisel aastal ehitusega jõuda lõpuni. Meil on olemas ka energiatõhususe projekt, kus on positiivne rahastusotsus tehtud. Tabivere põhikooli mööblist ma rääkisin, seal on veel 195 000 vaja tegelikult maksta selle mööbli eest, mida on vaja veel nii-öelda korrastada ja jõuda selle tasemeni, et ta on vastuvõetav meile. Lähtel haridusvõrgus toimub siis kõige suurem asi ühisgümnaasiumi juurdeehituse projekteerimine, ehk siis tegelikult arhitektuurivõistluse kulu on siin, võib-olla natukene siis sellist projekteerimise osa ka, aga kui me räägime päris projekti maksumusest, siis ilmselgelt 75 000 ei katasta kõike maksumust ära, et see peaks siis jääma 2022. aastasse ka osaliselt. Ja Lähte spordihoones on siis juttu 40 000, millest osa saab siis jõusaali nii-öelda projekteerimine ja ettevalmistamine ning osa siis akustika parandamine. Teede puhul on meil kogu pakett kuskil 1,4 miljonit, millest siis eraldi objektiliselt on välja toodud Viinapruuli ja Raadiraja tänavad, kus on ka riigi toetus, kus on hanked läbi viidud ja lepingud olemas. Muuseumitee, kus on projekteerimine koos linnaga. Ermi tänav, kus on praegu ideevõistlus käimas projekteerimiseks. Lasteaia ja kooli tänav Kõrvekülas, mis puudutab siis neid veel tegemata tänavvõrgu osasid, mis uue koolimaja ümbritsevad. Ja uue objektina on siin Laeva Valmaotsa kergliikluste 300 000, mis siis täiendab seda muudele kergliiklusobjektidele. Ja kruuskatted ja pindamine 250 000. Nüüd muudest investeeringutest on olulised Lähtes ajuveetrassid, kuna need teevad võimalikuks kogu järgneva arenduse ehk siis staadioni.
uute parklate rajamise ja tulevikus perspektiivis ka tegelikult suusatunneli. Nii et lähtes ajuveetrasside ehitus on üks üpriski oluline pusletükk selle ettevalmistamisel. Siin on hange läbi viidud ja summa, nagu te näete, on korrigeeritud ka madalamaks. Lähtejääväljak, kus on 200 000 sihtfinantseeringu raha, kokku 400 000, kaasav eelarve 30 000, mänguväljakud 100, tänavavalgustus 190, Raadi jalgpallistaadion, see on siis kunstmuru staadion, see on projekteerimine on 20 000, see on siis vajalik selleks, et sihtfinantseerimine tegelikult kasutusele võtta ja kui hästi läheb, siis järgmisel aastal saame ka selle objekti rajatud. Terviseradade investeeringutest oleme rääkinud, see on mitmeaastane projekt ja jõuab oma eelviimase aastani. Teemade soetamiseks nüüd koos lisaeelarve muudatustega on siis ette nähtud 50 000 ja generaatorite valmisolekuks 40 000. Ja kui nüüd vaadata, millises investeeringute seisus me siis oleme, siis selle volikogu perioodi jooksul nüüd koos selle 2021. aasta eelarvega, mis on eelnõu vormis, teised kõik on juba sündinud asjad, oleme me tegelikult suutnud investeerida natukene rohkem kui oma selle aasta põhitegevuse tulude mahus. Ehk kokku on siis läbi nende aastate ja loodetavalt siis ka sellel aastal investeeringuid erinevatesse valdkondadesse ja asukohtadesse tehtud 25 miljonit ja 300 000. Minu poolt praegu kõik, aitäh! Aitäh ettekandjale. Kas Ulvi Viilvere lisab midagi? Ulvi, kuuled sa? Ulvi on minu juures ja hea meelega vastab küsimustele, kui siuksed tulevad. Näen, et üks küsija on juba tükk aega oodanud, et Sirje, ole hea, palun. Ma pean vabandama, et see käsi on siia kogemata jäänud. Ma vaatasin nii imelik. Ei ole enam küsimust. Selge. Nii, aga nüüd, kas on kellelgi küsimusi ettekandjatele? Minul on. Palun. Mul tekkis nüüd selline küsimus ja küsimus on suunatud Ulvile, et nendes materjalides, mis volikogule jagatakse, et siis see tabel, mis otseselt ei lähe ja ei ole täna selle otsuse osa, aga on see ülevaatlik tabel, kus on näha ka eelmiste perioodide numbrid, siis minul tekkis nüüd eelmise aasta 2020. aasta numbrite osas see küsimus, et kuigi esimene tabel anti volikogule üle eelmisel aastal ja siis oli mõistetav, et osad lahtrid on tolle aja täitmise seisuga, aga näiteks täna me oleme juba veebruari lõpus ja mind näiteks huvitab see, et mis on eelmise aasta siis näiteks maamaksu ja tulumaksu laekumised. Et see info tegelikult on ju olemas ja kas ta on selles tabelis ka kuskil nähtav või seda selles tabelis tegelikult ei ole? See täitmine tuleb, eelarve täitmise aruanne tuleb koos aasta aruandega. Ja, aga need numbrid on ju tegelikult olemas juba. Ja tulumaks ja maamaks on täpsustatud, need on olemas. Ja, aga neid tabelis ei ole. Ei ole, sest et siis on kõik korrigeeritud ilus tabel olema. Aga tulumaksu kohta võin öelda niimoodi, et oli 1,289. Mis ta oli? Tulumaks oli äkki 11,196. 11,289. 011 oli tekkepõhine täitmine 2020. Olgu, mul on üks teine küsimus veel, et sellisel juhul, kas see info, mida riik jagab Maksu- ja Tolliameti lehel ehk et omavalitsustele üle kantud tulumaks, et kas need numbrid ei ühti siis nende numbritega kuidagi, mis meie eelarves kajastatakse siis?
seal kajastub kassapõhine täitmine, aga tekkepõhine täitmine tuleb eraldi, näiteks jaanuari kohta tuli mul täna, et seal on kassapõhine täitmine, mis on kohalikele omavalitsustele üle kantud. Ja seal on väiksed vahed sees. Olgu. Ja maamaksu küsimuse poole pealt, et kas maamaks on tegelikult laekunud meil eelmisel aastal vähem, kui ta planeeritud oli ja mis see põhjus oli? Ei laekunud vähem. Peaaegu 338 000 laekus. Okei, et siis jällegi Maksu- ja Tolliameti lehe peal on teised numbrid, et seal on näidatud 331. Ja, seal on kassapõhine täitmine. Okei, aitäh, rohkem praegu küsimusi ei ole. Nii, kas on veel küsijaid? Tundub, et ei ole, et siis sellisel juhul ma palun komisjonide seisukohad, et 2 komisjoni on seda menetlenud, võib-olla on veel keegi, et Arengu- ja Majanduskomisjon on vaadanud, teil oli päris palju ettepanekuid seal läbi vaadatud, et kummast alustame? Alustame arengust, sest majandus tahab olla tähtsam ja tahab lõppsõna öelda. Teeme nii. Et arengukomisjonis oli mõlema lugemiste eelselt oli samamoodi eriti investeeringute plokk siis vaatluse all. Viimane kord siis keskendus siis diskussioon põhiliselt Maarja Magdalena lasteaiahoone ümber. Üks komisjoni liige Alo ei toetanud eelarvet siis sellepärast, et seal on justkui Maarja Magdalena lasteaiahoone sisse kirjutatud, mida justkui ei ole kuskil kirjas eelnevalt olnud. Nüüd antud punkti osas sai väga pikalt selgitatud ja diskuteeritud, et mis asi oli siis Maarja Magdalena hariduskeskus, mille alla siis see lasteaiahoone tegelikult rajatakse ja mis on tegelikult olnud investeeringu objekt erinevates dokumentides, ehk et see ei ilmunud kuskilt üleöö sinna. Teiste punktidena siis vaatasime vallavalitsuse seisukohad siis laekunud ettepanekutele, näiteks nagu laeva kergliiklustee ja häältega 6-1, et komisjon toetab siis teie ette toodud eelarvet kõikide nende täiendustega, mis on siis tehtud. Aitäh. Aitäh, Martin ja Paul. Aitäh. Majanduskomisjon menetles eelarvet pikalt ja pingeliselt. Ütleme nii, et tegelikkuses oli esimene lugemine või ütleme esimesele lugemisele eelnenud komisjoni arutelu, ütleme võib-olla pisut rohkem selline numbrite põhilisem, kuivõrd viimatisel koosolekul ütleme, mis seal salata, vaatasime asjadele peale ka juba teistsuguse pilguga, sest et selleks ajaks olid ees parandusettepanekud ja nendest läbinärimine, mida ja kuidas hakkama saada, õnnestus küll lõpuks suuresti tänu vallavalitsuse heale tööle, kus siis variante ja lahendusi sealtpoolt välja pakuti. Üheskoos jõudsime arusaamiseni, et siin oleks mõistlik teha majanduskomisjoni poolt volikogule ettepanek siis eelarvet sellisel kujul toetada, mis leidis komisjoni liikmete ühehäälse siis toetuse. Aitäh!
Aitäh. Palun, kas on veel mõni komisjon, kes on menetlenud ja tahab siin praegu oma sõnumit öelda? Tundub, et ei ole. Vaadates nüüd seda praegust arutelu ja kuuldes ära, et 2 komisjoni on andnud asjale toetuse niiviisi, et meil ei jää üles ühtegi sellist vaidlusalust küsimust, siis mina panen määruse eelnõu hääletusele sellisel kujul, nagu ta praegu on ette valmistatud, sest et kõik asjad on nagu toetuse siin komisjonide poolt leidnud ja saame hääletada. Lugupeetud volikogu, kuulutan välja hääletuse, kes on selle poolt, et võtta see Tartu valla 2021. aasta eelarve vastu. Palun hääletada. Praegu veel tulemust ei ole, et näen, et 22 on poolt. Just tuli. Just tuli. Jah. 23 poolt. Meil on siis eelarve vastu võetud. Ja saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde. Taas tegemist määrusega, see on Tartu valla volikogu 25. aprilli 2019 määruse number 11 muutmine, mille sisuks on korteriühistuste toetamise kord. Ettekandjaks Kadi Kukk, palun. Tervist. Korteriühistute toetamise korra alusel oleme me korteriühistuid toetanud ühe korra 2019. aastal. 2020 me sellist toetust välja ei andnud, sest olukord oli keeruline. Ja selle 2019. aasta toetuste jagamise alusel on välja tulnud mõningad sellised kitsaskohad, mis oleks vaja nüüd parandada, et me siis ka sellel aastal saaksime seda toetust välja anda ja seda natuke paremini teha. Et esimese muudatusena siis on see muudatus, et Tartu vallavalitsusel on õigus siis, kui toetus on eelarves ette nähtud, kuulutada taotlusvoor välja ja ka toetatavad tegevused, et ei pruugi kõiki neid tegevusi korraga toetada. Et see on vajalik, sest mõningatel aastatel võib olla mingisugused tegevused kuskilt teistest taotlusvoorudest näiteks kaetud. Siis teine või kõige suurem muudatus on see, et ühtepidi me nagu eeldame ja toetame või tahame soodustada just selliseid ühistaotlusi, et sageli on sellised taotlused, et see tulemus on parem, et meil on 3 korteriühistut tegid jäätmemaja. Aga me ei saanud neid toetada rohkem kui selle sama 4000 euroga, et meil ei olnud korras ette nähtud võimalust, et iga ühistu pealt siis nagu suuremat summat maksta ja ettepanek oli siis selline, et 4000 eurot ühe taotleja kohta oleks see toetuse suurus või siis 8500 eurot ühistaotluste korral, et selle kohta tegid nii arengukomisjon kui majanduskomisjon oma ettepanekud, et põhimõtteliselt mõlema sisu on sama, et ühe taotleja kohta oleks siis summa kuni 4000 eurot ja iga lisandunud taotleja kohta lisanduks siis 4500. Ja siis on ettepanek muuta ka
selle määruse lisaks olevat nimekirja, et meil on hetkel seal sees, et toetame kortermaja puukuuri ehitamist, et ettepanek oli sõnastada see nii, et toetust saab taotleda siis puukuuri ehitamiseks või korrastamiseks ja see muudatus on vajalik, kuna päris mitmed korteriühistud on tundnud huvi näiteks puukuuri katuse vahetamisel, et kas neil on võimalik toetust saada. Ja kui see tegevus on näiteks eteniitkatuse vastu või plekkatuse vastu, et siis see korrastamine oleks siin vajalik. Minu poolt on kõik. Aitäh ettekandjale. Palun, kas keegi tahab midagi küsida? Tundub, et küsijaid ei ole, et 2 komisjoni on menetlenud. Ma ütleks nii, et ma paluks siiski komisjonidel neid ka läbi rääkida. Siin on minu jaoks üks väike erinevus, aga vaatame, kui ette kantakse, kas see erinevus on üldse olemas. Nii et ma ei tea, kas jälle arengukomisjon, palun. Okei, teeme siis otsa lahti. Et arengukomisjonis päris pikalt sai seda teemat arutatud, sai just uuritud, et mis see vajadus on ja nagu ettekandja juba ütles, et iseenesest majanduskomisjoni ja arengukomisjoni muudatused või muudatusettepanekud on põhimõtteliselt nagu sarnased ja mõlemad annavad tegelikult siis selle algse muudatusega võrreldes ütleme siis ühistaotluse korral võimalust veel suuremat summat taotleda kui esialgses muudatuses või siis selles ettevalmistatud uues korras taotletud oli. Ehk et me leidsime, et kui eesmärk on ühistaotluste või siis ütleme ühistutel koos taotluse tegemise soodustamine, et siis seda piiri seal 2 ühistuga piirata ei ole nagu mõistlik ja tänu sellele tekkis siis ettepanek sõnastuse muutmiseks selliselt, et ühistaotlused saavad siis iga ühistu kohta 4500, mis tähendab seda, et 3 korral on siis summa, maksimaalne võimalik summa veel suurem. Nüüd arengukomisjonis aitas siis sõnastuse formuleerida vallavanem ja sellise ettepanekuna ta arengukomisjonis hääletusele läks. Arengukomisjoni ettepanek siis on selline, et lõige 3 punktis 2, et siis lisatakse 4500 eurot ühistaotluse kohta. Nüüd arengukomisjonis oli ka sellele eelnõule teine muudatusettepanek, mida kahetsusväärselt ei ole siin välja toodud ja see puudutab hoopiski järgmist punkti ehk et seda paragrahv 3 ja selline ja siis seal muudatusettepanek sisuliselt käis siis selle ümber, et selle määruse lisas on olemas siis nimekiri või nimistu siis nendest toetatavatest tegevustest ja seal tuli siis Jirsi, kes on Valga vallaarhitekt, tema poolt tõstatus selline küsimus, et miks välja tuua konkreetselt ühe asja puhul see, et on tegemist ka korrastamise toetusega, et iseenesest, et kui on näiteks ka jalgrattaparkla, mille rajamist toetatakse, et kui see on vana ja amortiseerunud, et samamoodi eesmärk oleks ju sellised asjad näiteks korda teha. Et sellisel juhul ei ole mõistlik piirata seda korrastamist ainult näiteks puukuuride juures või puukuuridega. Ja
ühtne konsensus, nagu mina mäletan, meie koosolekul oli selline, et see oli mõistlik ettepanek ja tänu sellele see ettepanek formuleerus sellisena, et lisas ei ole vaja täiendusi teha eraldi siis korrastamisele, sellepärast et sõna ehitamine kasutatakse ehitusseadustiku mõistes, mille alla lähevad nii korrastamised kui ka lammutamised ja igasugused muud ehitamisega seotud tegevused. Ja ettepanek siis saigi, et sellist ühte rida eraldi välja tuua, tema korrastamist ei ole mõistlik teha, et mõistlik on jääda ehitamise juurde ja vajadusel lisada määrusele siis juhis või viide, et ehitamist mõistetakse siis antud juhul siis ehitusseadustiku mõistes. Aga seda kahjuks ei ole välja toodud siin. Aitäh. Aitäh. Nii, majanduskomisjon. Jah, majanduskomisjonis tehti ettepanek seoses korteriühistute toetuste muutmisega siis selline lihtsakoelisem ja ehk mitte niivõrd keeruline nagu see arengukomisjoni poolt eelnevalt sõnastatud oli. Arusaadavalt siis sedapuhku Martini ettekandest aru saades süüdlaseks oli sedapuhku vallavanem, et see niimoodi kujunes. Majanduskomisjoni ettepanek antud siis punkti lõike 3 ja selle alapunkti 2 osas oleks hoopis niisugune, et kui algne variant oli selline, loen, toetuse suuruseks on kuni 50% kavandatud töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 4000 eurot ühe taotleja kohta või 4500 eurot iga ühistaotluses oleva korteriühistu kohta ja sellele järgnev punkt siis number 2 tunnistada kehtetuks, siis majanduskomisjoni ettepanek oli lihtne. Toetuse suuruseks on kuni 50% kavandatud töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui esiteks 4000 eurot ühe taotleja kohta, teiseks 4500 eurot iga ühistaotluses oleva korteriühistu kohta, punkt. Ja seesuguse täienduse ettepaneku poolt olid kõik majanduskomisjoni liikmed, sellepärast et nende arvates oli see lihtne, loogiline ja kõikidele asjaosalistele loodetavasti ka tulevikus selgelt mõistetav ja üheselt aru saada. Ülejäänud siis eelnõu osas on majanduskomisjoni täiesti ühehäälne ettepanek kõikvõimsale volikogule eelnõud antud sõnastuses toetada. Aitäh. Aitäh. Kas kellelgi on midagi lisada? Tundub, et ei ole. Me peame siin nüüd hääletamisega selguse tekitama. Parandage mind, kui ma eksin. Minu meelest me peaksime alustama sellest, et see puukuuri asi, et kas seal jääb sõnastus, nii nagu eelnõus praegu on pakutud, ehitamine või korrastamine või jääb ainult sõnastus ehitamine, mille all mõeldakse siis nii korrastamist kui lammutamist kui ehitamist. Aga sellisel juhul ei ole ta muudatus, sest et ta täna kujul juba on seal niimoodi kirjas. Selge. Et siis, kui muudatust ei ole vaja teha, siis kaob see punkt sealt lihtsalt ära. Et kuidas ettekandjale tundub, kas see selgus on olemas juba selles olemasolevas tekstis või me peame ikkagi selle korrastamise sinna kirjutama, aga see tähendab, et see kehtib nüüd ainult puukuuri kohta ja kõik muud asjad, mis on, nende kohta ei kehti. Kui ma ta siia olen pannud, siis minu hinnangul on see igal juhul vajalik, et kui meil tuli see küsimus, et kas me saame toetada puukuuri katuse vahetust, siis meil on selge see ja seal tuleb see küsimus, et kui osa asendamine samaväärsega, et siis tal ei lähe midagi ehituse teemasse. On üks teema ja teine on, et tegelikult on seda korrastamist ju siin veel, et ka parkimisplatside puhul on see sama sõna siin sees ilusti. Aga ma nüüd korraks segan vahele, kui tohib, aga Kadri, aga teiste ridade puhul ju jääb see küsimus ikkagi, et kas siis järgmine kord, kui tullakse küsima, et sellel real, kus ei ole korrastamist, et kas korrastamise kohta saab, et siis me uuesti jälle arutame seda volikogus. No tegelikult jääb ju
jääb ju seesama rattaparkla või rattahoidja ehitamine, aga siin ma ei näe, et korrastamisega oleks nagu mingit teemat, et seda oleks vaja. Miks seda vaja ei ole? Praegu ei ole veel midagi korrastada, jah? Ei ole korrastada, esiteks ei ole korrastada ka, jah. Aga rattahoidjad sai korrastada, pigem vahetad ju ta... Ma ei oska nagu siin mõelda praegu seda, et oleks vaja. Ma tahan lihtsalt juhtida tähelepanu, et protseduuriliselt jäi meil nagu üks suur muudatusettepanek antud eelnõust nüüd selle, mida me siin vaatame välja ja sellele eelnes väga sügav diskussioon. Seda ei ole mõtet antud juhul siin uuesti jälle läbi teha, sest et komisjonis seda väga pikalt sai vaagitud ja selline oligi see sama komisjoni mõte ja seisukoht. Et mina nüüd ei oskagi teha ettepanekut protseduuriliselt, et mismoodi seda muudatust siin üldse arutadagi, kui ei ole seda ette valmistatud. No me saame arutada seda, kas jääb kehtima see paranduse tekst, mida on eelnõusse pakutud. Et tekst on siis selline, see on siis punkt 4 selle paragrahv 3 juures, kortermaja puukuuri ehitamine või korrastamine. Et kes leiavad, et see on sobilik sõnastus, palun hääletada ja toetada. Ja kes ei leia, et see on sobilik, siis need toetada ei saa. Ma arvan, et nii tuleb sellele asjale läheneda. Ja paneks siis selle parandusettepaneku kõigepealt hääletusele, et kes toetavad seda teksti, mis on parandusettepanekuna antud, palun siis hääletada. Ja kes ei, hääletavad vastu. Üllar, ma küsin üle, kas sa soovid siis praegu parandusettepaneku hääletust ja hiljem kogu määruse hääletust? Ma arvan küll, sest et vaat see, mis nüüd seal minul värvidega on, seal on lihtsalt stiili küsimus, et kumb sõnastus jääb. Et sisus ei ole erinevust, aga lihtsalt on see, et ühel juhul on võetud punkti 1 kokku, teisel juhul on punkt 1 ja punkt 2 lahku kirjutatud, aga sisus midagi eriti vahet ei ole. Kas meil on siis 2 parandusettepaneku hääletust eraldi? Ma arvan, et teine tuleb ka läbi käia, sest et ütleme üks komisjon ja teine komisjon, ütleme lihtsalt sõnastuslik vahe on, seda me peame siin paika panema. Või saame siin kokku leppida, ma ei tea. Aga kumb esimene on siis? Esimene on see puukuuri ehitamine ja korrastamine. Jah, aga mis parandusettepanek konkreetselt on? Parandusettepanek on... Kas see üldse välja jätta ja jätkata nii, nagu seal täna on, et on ainult ehitamine kirjas? Ja. Ei, see ongi, et kas parandusettepanek tuleb sisse koos sõnaga korrastumine või jääb selle poolt ja või siis teine variant, et ei tule. Nii et kes pooldavad, need siis lisavad sõna korrastama. Nii et hääletus on välja kuulutatud, palun hääletada. Nii, praegu ei ole andmeid, et kuidas meie hääletamine sujub. Üks hääl on praegu tulema. Aivarilt on puudu veel hääl. Huvitav, miks mina ei näe? See on. Nüüd on olemas.
muudatusettepaneku hääletus, seda sul eraldi enam ei olegi näha, et see muudatusettepanek, mis siis oli ette valmistatud, jäi siis sellisel kujul sisse, 3 olid vastu, ülejäänud olid poolt. Selge, saame jätkata. Järgmine on siis selle esimese punkti osas. See on nõndanimetatud, minu jaoks on see iluhääletus, selle mõttes, et sisus ei ole nagu erinevusi. Lihtsalt küsimus on selles, et kas need jagatavad toetused kirjeldada ära 1 lausega või 2 lausega. Ja, antud juhul minul on ettepanek edaspidi kõikidele teistele eelnõude esitajatele ja ettekandjatele, eriti esitajatele, et kui tulevad analoogsed vormilised, sisuliselt samad muudatused, et sellisel juhul oleks mõistlik, kui eelnõu ettekandja ja esitaja ise teeb siis selle soovitusliku kokkuvõtte. Sest vastasel korral, kui me toome kõik sellised pisiasjad, vormilised asjad suure laua taha, et siis me kulutame aega lihtsalt ebaefektiivselt. Nii, aga ma ei oskagi seda nüüd hääletusele nii väga mõistlikult panna, sellepärast, et siin saab hääletusele panna, et valin kas selle või teise, aga meie hääletusmudel sellist ei paku. Et me peame ühekaupa läbi hääletama. Saab panna koos ja tegelikult tulekski panna nad koos hääletusele. Kui rohkem hääli saab või... Aha. Et on see variant, et hääletatakse neid koos ja see variant, mis saab rohkem hääli, jääb siis kehtima. Saab koos ja saab eraldi, saab mõlemad koodi panna hääletusele. Nii. Mõistlik oleks ikka eraldi hääletada. Kui on ettepanek, siis on ettepaneku hääletus ja kui on 2 ettepanekut, siis on kummagi hääletus. Aga palun sõnastate mulle siis ettepanek number 1 ja ettepanek number 2, et ma saaksin need suunata hääletusele. Teeme siis nii, et ettepanek number 1 tuleb arengukomisjonilt, kuna arengukomisjon on tähestiku järjekorras eespool. Kes toetavad seda ettepanekut, palun hääletada. Estritil läheb vist natuke aega, jah. Nii. Nii, ootame siis hääletuse tulemusi. Annelilt ja Madiselt vist on veel tulemata. 14.72. Nii, mis see siis nüüd tähendab? Poolt hääli oli palju, ma ei näe. 14. 14 poolt, 7 vastu ja 2 erapooletut. Nii, ja nüüd teine ettepanek või teine tekst. Kes seda pooldavad, siis saavad poolt hääletada. Kulutan hääletada. Nii, veel ei ole hääletamiseks võimalust. Sa oled lihtsalt, Üllar, kiirem kui Estrit. No vaat, muidu öeldakse küll, et inimene jääb masinast maha, aga nüüd jõuab ette. Sa jõuad Estritist lihtsalt ette. Labadate näppude poole. Nii, siis järelikult jäi peale see arengukomisjoni poolt pakutud variant
ja panen nüüd terve määruse hääletusele, kusjuures need läbi hääletatud osad lähevad siis nii, nagu nad tulemusena said. Nii, kes on poolt, palun hääletada. Kõik poolt. Nii, kõik poolt. Mul küll veel ei... Kõik on olemas. Jah, kõik poolt, määrus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on meil siis otsus Tartu valla osalemine mittetulundusühingus Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus. Ettekandjaks Kadi Kütt, palun. Jah, et nagu juba öeldud, siis otsuse sisu oleks siis osaleda liikmena mittetulundusühingus Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus. Et natuke taustaks nii palju, et Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus on praegu selline töö, kus on 8 omavalitsust juba liikmed. Ja neil on käsil ka ühinemine MTÜ-ga Jäätmehalduskeskus. Selles MTÜ-s on 4 liiget, ehk siis peale ühinemist kuuluks siis Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusesse kokku 12 liiget. Ja mis selle jäätmehoolduskeskuse siis selline mõte ja miks me peaksime seal osalema, oleks siis nagu saaks jagada 8. Et üks on selline igapäevane töö, mis muutuks lihtsamaks. Jäätmehoolduse eeskirjade, jäätmekavade, hankedokumentide, projektide koostamine, et sellega siis edaspidi saaks tegeleda see sama MTÜ ja oluline on see just sellepärast, et kogu see jäätmete valdkond on väga selline keeruline, spetsiifiline ja kohati ka kiiresti muutub, et see teadmine ja kompetents kindlasti on sellistes organisatsioonides oluliselt parem, kui see siin kohapeal on, kus me teemegi seda hanget võib-olla kord 5 aasta jooksul või koostame seda kava samuti, mitte siis iga-aastaselt. Ja teine minu jaoks nagu oluliselt tähtsam ja olulisem pool on see, et selle MTÜ eesmärk on kogu selle jäätmeteema selline suunamine ja suurtes otsustes kaasarääkimine selliselt, et kohaliku omavalitsuse huvid oleksid igatpidi esindatud ja kaetud, et hetkel on seis ju selline, et jäätmeseadust ja pakendiseadust on siin menetletud pikalt, 4 aastat ei olda jõutud selliste muudatusteni ja üks põhjus ongi, et osapooli on palju, kõigil on omad huvid, suured rahad ja samas kohalik omavalitsus nagu väga palju kaasa ei räägi, et kui igaüks nagu eraldi midagi arvab, siis väga head nahka sealt ei pruugi tulla. Me peame arvestama kindlasti sellega, et kohaliku omavalitsuse roll muutub järjest olulisemaks igasuguses jäätmehoolduses. Kõik need suured eesmärgid, et aastaks 2025 peab olema ringlusse võetud jäätmete osakaal 55%. Et kui me praegu lihtsalt põhiliselt tegeleme sellega, et me koha pealt siin korjame selle prügi kokku, proovime võimalikult palju sorteerida, siis see meie vastutus iga aastaga, iga korraga muutub järjest olulisemaks ja just selles samas jäätmeseaduses, mida praegu menetletakse, on need samad teemad sees, et mis saab olema kohaliku omavalitsuse roll ja kas see on ainult see, et meile öeldakse, et tuleb teha või tuleb ka sinna mingi raha juurde, kus hakkavad toimuma mingisugused taotlemise võimalused. Et see MTÜ nagu minu hinnangul saab meid sellistes protsessides ja asjades oluliselt paremini esindada, et mida rohkem selliseid kohalikke omavalitsusi on koondunud ja omavad mingit seisukohta, et seda rohkem kuuldav me oleme. See on minu poolt. Aitäh ettekandjale. Palun, kas keegi soovib midagi küsida?
Ma ei näe küsimust. Mul oleks üks küsimus, sest et ma hakkasin praegu mõtlema, et kas komisjoni seisukoha juures ma vist küsida ei saagi, et ma siis küsiksin komisjonis üles kerkinud ühe küsimuse enda nime alt hetkel. Ole hea. Et meil oli komisjonis pikalt arutusel see, mida ma räägin pärast, kui komisjoni seisukohta küsin, aga või tutvustan, siis praegu ma küsin vallavanemalt, kas Tolli ehk Tartumaa Omavalitsuste Liidu või siis Tartumaa teiste omavalitsustega on antud teemal komisjoni ja siis tänase päeva vahel suheldud või räägitud või ei ole? Küsida saab ainult ettekandjad, mitte kellegi teised. Ma võin muidugi vastata. Et plaanis on järgmisel Tolli juhatusel. See on 3. märts, nii et täna me vastata ei tea. Nii, aga läheme siis edasi nende komisjonide seisukohtade juurde, et arengukomisjon kuuldavasti seda menetles, ilmselt majanduskomisjon ka, et palun. Ma teen siis arengukomisjoni poole pealt otsa lahti, et tutvustan nüüd selle küsitud küsimuse tagamaid, et antud juhul on tegemist siis sellise jäätmehoolduskeskusega või sellise MTÜ-ga, kelle selline liikmeskond asub pigem siis nagu Põhja-Eesti territooriumil. Et neil on olnud ka varasemalt enne omavalitsusreformi üks Tartumaa omavalitsus, kuid tänasel hetkel mitte. Ja meil ei olnud komisjonis diskussiooni selle teemal, kas see on vajalik teenus, mis sealt tuleb, sellepärast, et me saame aru, et meil ühele töötajale on tarvis, et tal on abi, abilised või siis teenusepakkuja, kes saab aidata siis nende suuremahuliste hangete korraldamist, läbiviimist, vaidlemist, kui tuleb vaidlemist ette ja nii edasi. Aga küsimus oli siis pigem selles, et kas Tartumaa omavalitsused ehk et sellest samast piirkonnast, kus meie täna oleme, on antud teemat äkki kah arutanud või on soovi siin koos midagi teha, et miks ühineda või teha koos midagi Põhja-Eestiga, kui võiks kõigepealt enda naabritega koostöös teha midagi. Ja tänu sellele oli ka arutelu selle üle, et kas ilmtingimata on tarvis seda eelnõud ja seda ühinemist nüüd vastu võtta, enne kui siis Tartumaa teiste omavalitsustega on antud jutt räägitud. Lootus oli, et see jutt äkki selgub siis enne volikogu, aga kuna ei selgunud, siis komisjon ei hakka siin kohal kätt ette panema ja komisjoni seisukoht oli toetav. Ja palun siis majanduskomisjon. Ja alustaks sellest, et tegemist on teemaga, mida on käsitlenud nii majanduskomisjon kui ka siis strateegiakomisjon. Strateegiakomisjon siis küll juba jaanuarikuus seda teemat menetles ja tänaseks päevaks niisugusel kujul, nagu see eelnõu on jõudnud, see otsuse eelnõu on jõudnud volikogusse, on ilmselt tegemist teemaga, mis suuremal või vähemal määral, ma isiklikult loodan, et suuremal määral kogu jäätmete teema üleüldse leiab avalikku huvi seoses viimastel päevadel siin ilmunud muret tekitavate siis artiklite näol, kus uurivad ajakirjanikud on toonud avalikkuse ette päris sellised muret tekitavad seigad just nimelt seoses jäätmete sorteerimist puudutavate nüanssidega ja ilmselt on see asi, kus
oleks mõistlik siis selliste omavalitsusi koondavate mittetulundusühingute, nagu siis on ka seda Kesk-Eesti jäätmehoolduskeskus spetsialistide abi siis meie oma töötajatele toeks. Ja teiselt poolt on loomulikult siis põhjust eeldada ja oodata, et meil võimalused läbi siis jäätmehoolduskeskuse ja läbi Valjemaa ja ühendatud hääletoru õnnestub rohkem siis ka seadusandluses kaasa rääkida, et loodetavasti see Paidjoka, mis ilmselt praegu seal paberil väga palju toimub, hakkab võtma lähemas tulevikus nagu päris asjade tegemise ilmet. Ja igatahes majanduskomisjoni ettepanek volikogule on toetada otsuseelnõud etteantud kujul. Aitäh! Aitäh! Nii, ja saamegi minna otsustamise juurde. Komisjonide seisukohad on olnud toetavad, kes on selle poolt, et võtta see eelnõu otsusena vastu. Kuulutan välja hääletuse. Nii, Jaanuselt veel hääletamata. Ei tule vist tabelit ette justkui. Aga proovi tee refresh või midagi. Nii, olemas. Nii, otsus on tehtud, nii et oleme otsustanud olla selle mittetulundusühingu liikmeteks. Järgmine päevakorrapunkt on projektis laeva Väänikvere 8 hoone energiatõhususe parandamine, selles osalemine ja ettekandjaks Tarmo Raudsepp, palun. Aitäh, tervist kõigile ka minu poolt. Et vallavalitsus on siis ette valmistamas taotluse esitamist laeva Väänikvere T8 ehk nii-öelda rahvakeeles siis laeva lasteaiahoone energiatõhususe parandamiseks. Eesmärk on osaleda selles meetmes kokku siis eelarve ulatuses 303 420 eurot ja 24 senti ja sellest siis projekti omafinantseering oleks 130 470 eurot ja 70 senti. Projekti käigus siis rekonstrueeritaks lasteaiahoone katus ja rekonstrueeritaks küttesüsteemi. Et tegemist on osaliselt ka meil ühinemislepingu objektiga, kuna laeva lasteaia katuse rekonstrueerimine oli ühinemislepinguga ette nähtud. Ja tänasel päeval on siis just varasemalt vastu võetud valla eelarves ka need nii-öelda vahendid arvesse võetud. Et rohkem ei räägikski. Aitäh! Aitäh ettekandjale. Vaatame, kas küsimusi tuleb. Paistab, et küsijaid ei ole, siis palun komisjonid. Olete menetlenud, mida ütlete? Olgu arengukomisjoni poole pealt teen siis otsa lahti. Palun. Teema ei olnud uus.
et tegemist on ju vana teemaga ja selles mõttes komisjonil nii-öelda uut seisukohta ei olnudki tarvis kujundada, kui et toetakse uuesti selle projekti taotlust, et kõik poolt. Aitäh ja majanduskomisjon. Ja ei midagi uut siin päikese all seoses selle objekti ja projekti osas ka majanduskomisjonile ja majanduskomisjoni liikmete ükshäälne ettepanek volikogule oleks siis eelnõud ette antud kujul toetada. Aitäh ja lugupeetud volikogu kuulutab välja hääletuse, kes on selle poolt, et otsus vastu võtta. Nii, Vahur Jurs on veel puudu. Nii, tundub, et kõik on hääletanud. Mina näen, et Vahur on veel puudu. Nii, nüüd on kõik. Nii, otsus tehtud. Järgmine punkt on meil siis Maarja Magdalena Ligi nullenergia lasteaia hoone ehitamine, et projektis osalemine taas ettekandjaks Tarmo Raudsepp. Ole hea. Ja, et teine toetuse taotlusmeede on siis Ligi nullenergia hoonete ehitamiseks parasjagu avatud ja vallavalitsuse poolt oleme sinna ette valmistamas taotlust siis Maarja Magdalena lasteaia hoone ehitamiseks toetuse saamiseks. Et kuna selle meetme mõte on siis selline, et selleks, et ühte Ligi nullenergia hoonet rajada, eeldatakse, et teistpidi siis lammutatakse mingit nii-öelda vallale kuuluvat ja kasutuses olevat hoonet, mille energiamärgis on kehvem kui E, siis meil on selle sama lasteaia hoone asukohas tänasel päeval üks nii-öelda garaaž-töökoda, mille siis ehitamise ühe osana me tegelikult lammutame ja see annab meile ka võimaluse vähemalt mingil määral riigi käest toetust küsida, et vähendada natukenegi valla koormust selle lasteaia ehitusele. Ja sellest tulenevalt on meil siis võimalus küsida toetust 113 568 eurot. See tuleneb selle garaaž-töökoja ruutmeetritest ja siis omafinantseering projektile oleks kuni 886 432 eurot. Aitäh. Nii, aitäh ettekandjale. Palun, kas on küsijaid? Ei paista olevat. Palun siis komisjoni, teie seisukohad. Teie lahkel loal arengukomisjoni arutelu võtan kokku siis mina praegu. Palun. See päevakorrapunkt ei läinud kõige ladusamalt, oli pikalt arutelu. Arutelu algatus või siis ütleme probleemi püstitus oli komisjoni liikme härra Ainumäe poolt, kes ei olnud justkui meelestatud, et sellises projektis osalemine oleks nagu mõistlik, seda enam, et mõned teised objektid võib-olla vajavad ka investeeringut. Samas antud projekt või antud projektis osalemine ja kuigi antud eelnõul on eelnõu kuludena on ilusasti välja toodud, et ta siis nii-öelda maksimaalne kulu on 886 000 eurot, siis tegelikult tuleb antud projekti vaadata siiski vastupidises võtmes, sest muidu meil Maarjasse
lasteaiahoone ehitamise kulu oleks tarvis enda taskust katta. Antud projektis osalemine võimaldab seda kulu hoopiski vähendada. Nii et küll natukene, aga siiski, et see projekt põhimõtteliselt vähendab meie kulutusi, mitte ei suurenda neid. Ja teine teema, mida pikalt arutasime, oli, et kas tõesti rohkem teisi hooneid, mida siis lammutada, enam ei eksisteeri ja selles osas andis abivallavanem vastus, et tõesti, et saamegi ainult nüüd selle sama ühega edasi liikuda. Et muidu oleks olnud see võimalik lisa võib-olla riigi poolt suurem. Samuti sai vallavanema poolt selgitatud, et antud projektis osalemine ei tule kuidagi lähtepiirkonna lasteaiakohtade probleemi või nõudluse lahendamise poolt ja seda vallavanem ka juba volikogus täna rääkis, et lähte objekt on samuti töös ja valmib järgmisel aastal. Seega kujunes komisjoni seisukohaks häältega 6-1, et komisjon toetab seda eelnõud. Aitäh! Aitäh! Nii ja palun, majanduskomisjon. Tänan minagi eelkõnelejat. Martin, aitäh pika ja põhjaliku selgitustöö eest. Siin koha peal olgu muidugi mainitud, et kõik need nüansid leidsid sarnaselt arengukomisjonile käsitlemist ka majanduskomisjonis. Majanduskomisjon ja selle kõiki tema liikmete näol mõistis olukorda absoluutselt selgelt ja üheselt ja seega on majanduskomisjoni taas ühehäälne ettepanek kõikvõimsale volikogule eelnõud ette antud kujul toetada. Aitäh! Aitäh! Panen hääletusele otsuse, kes on selle poolt, et osaleda projektis Maarja Magdalena nullenergia lasteaiahoone ehitamine, et kes toetavad, palun hääletage. Nii, Madis häält vist ootame veel. Jah, nüüd pidid. Nii, tundub, et kõik on poolt ja otsus on tehtud. Nii, järgmine päevakorrapunkt on meil loa andmine Lõhmuse kruusakarjääri tasuta kasutusse andmiseks ja ettekandjaks on siin Jarno Laud. Et ma soovin teada anda, et see tegemist on siis eelnõuga, mis puudutab natukene mind kui selle ettevõtte nõukogu liiget, et sellisel juhul mina taandan ennast sellelt arutelult. Aitäh! Aitäh teadaande eest. Kas on veel keegi, kes taandab? Nii, Aigar Lepp samuti. Elle Kaljurand ka taandab. Selge. Nii et selle punkti otsustamise juures on meil vähem volikogu liikmeid. Nii, aga palun nüüd ettekanne. Auväärt volikogu. Tartu vallal on olemas päris oma kruusakarjäär, Lõhmuse kruusakarjäär, mis on päris pikalt olnud rendil Alpter Grupp osaühingul. Nimelt Laeva vallavolikogu 2015. aastal viis läbi siis Lõhmuse kruusakarjääri rendi enampakkumise. Ja selle tulemusena saadi siis Lõhmuse kruusakarjäärile nii-öelda rentnik, aga rendileping nagu ka kaevandamiseks vajalikud load lõpevad ära 31. märtsil sellel aastal ehk õige peatselt. Nüüd sisuliselt on meie ees kaks nii-öelda valikut, kuida pidi minna. Kas minna sedapidi, et Alpter Grupp
lõpetab oma rendilepingu sellega, et ta rekultiveerib siis karjääri, istutab sinna nii nagu luba ette näeb, siis puud ja sellega loeme selle kruusaaugu nii-öelda ammendatuks. Või me hindame uuesti varusid, sest tegelikult see karjäär ei ole päris lõpuni ammendatud ja tuleks varud uuesti hinnata ning võimalikult maksimaalselt ikkagi välja kaevata, et neid kohti, kus sellised maapinna armid tekivad, et neid oleks võimalikult vähe, et võtta see ressurss sealt maksimaalselt välja. Ja ettepanek olekski see, et me sisuliselt läheks seda teist teed pidi, et otsustaks ikkagi lõhmuse karjäärist võtta ka eelduslikult seal olevat veel hindamata varud arvele ja kaevandada välja. Nüüd iseenesest selle karjääriga on üks pisikene probleem, nimelt see materjal, mis seal on, ei sobi päris kõigeks, mida teedeehituses pähe tuleb. Ehk näiteks Tallinn-Tartu maantee liiva aluseks või selle muldkeha ehitusmaterjaliks ta ei sobi, kuna tema nii-öelda filtratsiooni näitajad on viletsamad, kui seal projektid nõuavad. Küll aga on ta suhteliselt ideaalne materjal oskajatele, teeehitajatele, kruusateede, väiksema koormusega teede katete ehitamiseks, või ka siis kergliiklusteede rajamiseks. Ja kui me vaatame seda, millise tulemuse andis selle materjaliga ehitatud Majoraadi pargi rada ka ralli tingimustes, siis võib öelda, et seda peeti üheks paremaks ralli rajaks kogu selle Rally Estonia vältel. Nii et iseenesest mingiteks otstarveteks on täiesti mõistlik seda materjali kasutada. Nüüd valikus järgmiselt oleks siis see, et kas ise hinnata varud ära, võtta nii-öelda need tegevused ja riskid endale ja siis teadaoleva varu baasilt nii-öelda minna rendihankesse. Eelmine rendihange andis meile tulemuseks siis renditasu 8000 eurot aasta eest. Tõsi, mitmelgi aastal rentnik taotles rendisumma vähendamist ja näiteks möödunud aastal me tõepoolest ka selle rendi vähenduse 2000 euro ulatuses otsustasime talle anda, kuna siis erakorralisest olukorrast tingitult oli keeruline seda materjali müüa ja siis ka meile renti maksta. Aga muus osas on see tegelikult võrreldes meie teedeehituse ja materjali maksumustega suhteliselt marginaalne suurusjärk olnud see tulu, mis me oleme saanud. Nüüd teine variant, mida meie selle eelnõuga välja pakume vallavalitsuse poolt on see, et me ei hakkaks ise neid varusid hindama, vaid annaks selle karjääri kasutada siis Tartu valla omanduses olevale Tartu valla kommunaalile, kes oma põhitegevusena tegelikult hooldab, haldab ja korrastab Tartu valla teid, mida väga suures ulatuses on ka kruusateed ja on harjunud seda materjali kasutama ja annaks ta kasutusse tasuta. See tähendab, et me ei mängiks nii-öelda selle rendi tasu peale, vaid mängiks selle peale, et meie nii-öelda teedeehituse sisendid on odavamad ja selle võrra siis saaksime rohkem nii-öelda sama raha eest vallateid korda teha. Mõte ja ettepanek on selline, et see periood kasutuse andmiseks peaks olema piisavalt pikk, et kogu karjääri eeldatav maht ammendada. Nii et väga lühikeseks ajaks ei ole mõtet neid lubasid taodelda ja tööd ümber korraldada. Selle tõttu on eelnõusse märgitud siis kasutuse andmise viimaseks kuupäevaks 31. märts 2037. Minu poolt sissejuhatuseks kõik. Aitäh ettekandjale. Palun, kas on küsijaid? Nii, Aivar Soop, ole hea. Nii, aitäh ettekandjale selline küsimus. Et selle eelnõuga me tahame anda tõesti tasuta kasutusse Tartu valla kommunaalile selle 10 hektarise kinnistu
Me küll ei tea, kas Tartu valla kommunal on nõus seda ka vastu võtma, sest siin ühtegi märget selle kohta ei ole. Me küll eelnõust loeme ka, et ehitamine saab olema odavam siis, et kas on välja töötatud ka mingid mõõdikud, millega me siis hiljem saame, mille pealt siis lugeda, et tõesti ta odavamaks läks. Aga minu hinnangul on teema hoopis selline, et osaühing Tartu valla kommunali põhikirjaline tegevus ei näe ette kaevandamist. Et kaevandamist põhikirjas ei ole, et see ei ole põhikirjaline tegevus. Aga kui ta ikkagi plaanis kaevandada on, siis minu mõistes peaks olema solmitud leping, mis on ka plaanis teha, aga see leping peaks olema siin juures, et seda oleks näha, sest me nagu praegu nägime, et volikogu liikmed, kes täna siin momendil selle päevakorrapunkti juures ei saa kaasa rääkida, siis ma saan aru, et nad saavad igal juhul kaasa rääkida selle lepingu sõlmimisel, aga et sellist ebameeldivat situatsiooni ära hoida, siis peaks olema see leping olemas ja minu küsimus on, kas see leping on juba olemas ja mida tegelikult plaanitakse siis ikkagi seal teha, kas kaevandada või midagi muud, sest põhikirjas ette kaevandamist kommunaal ei näe. Aitäh. Nii. No, ma oskan vastata seda, et kruusakarjääriga on väga raske midagi muud teha, et eks seal plaanitakse ikkagi kaevandamist ja materjali purustamist. Kui nüüd lisanduvad kommunaali tegevusvaldkondadesse muu hulgas siis ka kaevandamine, siis saab selle kohased muudatused teha. Nüüd selleni, et seda tegevusala harrastama hakata, tegelikult kulub umbes aasta, tegelikult ilmselt 1,5 kuni 2, et jõuda selleni, et varud on hinnatud ja saada selgeks, kas ja kui palju seda kaevandamisressurssi seal on. Et ütleme nii, et tegu on suhteliselt pika protsessiga ennem kui nagu päriselt koppa maasse saab lüüa ja kindlasti selleks hetkeks, kui kopp maasse lüüakse, on iseenesest täiesti mõistlik need tegevusalade loetelu natukene avardada. Nüüd seda lepingut tegelikult täna hetkel ei ole ja see on selles mõttes ka suhteliselt meie arvates lihtsasti formuleeritav, kuivõrd me soovime seda, et see loodusvara sealt välja võetaks ja ta jõuaks meie valla teedele. Nii et me saame kokku leppida selles, et need sisendhinnad, me oleme täna rääkinud, et sisendhinnad on, kui me võtame juba üksi selle, et me erakarjäärides maksame ressursitasu 1,5 eurot, mida me iseenda karjäärist ammendamisel saaksime sellest lõpp- või turuhinnast maha arvestada. Ja kui me võtame ka mingisuguse eeldatava purustamise maksumuse, siis me saame selle kandi hinnaks seal kuskil 4,5 eurot. Ja tänane hange on meil toonud minu meelest circa 8, nii et ta on umbes poole odavam see materjal, mis me saaks kasutada. Siin on kindlasti detail, et kui nüüd kommunal otsustab müüa kellegile edasi seda materjali, kes siis tegelikult võidab selle materjali hinnas samamoodi keegi teine, siis ma usun, et siin on mõistlik kokku leppida, et see mujale müüdava mahu pealt maksaks siis kasutaja meile riigi ressursitasuga võrdset tasu, mis on siis ka tegelikult on meil ka Alter-grupiga selline ressursitasu deklareerimise kokkuleppe olnud. Seal oli see lausa 2,5 eurot kuupmeetrilt, aga viimase 3 aasta jooksul seda ressursitasu on laekunud suhteliselt nirult, et 3 aasta jooksul on deklareeritud 6500 kuupmeetrit, õigemini 6456 kuupmeetrit kaevandusmahtu ja me oleme sealt rendile täiendavalt siis teeninud 16 140 eurot. Paraku ei ole ülearu suured mahud olnud. Nii et
pigem oleks see meie huvi see, et võimalikult palju laevapiirkonna teedele seda materjali ära kasutada nii-öelda oma hinnale lähedase hinnaga. Nii, aitäh. Kas on veel küsijaid? Nii, veel kord Aivar Soov, palun. Nii, aitäh. Et ma saan ikkagi aru, et ega neid mõõdikuid ei ole, mille järgi me saame mõõta, et kas me saame siis mingi teenus odavamalt või mitte, et need on väljatöötamisel, aga üldreeglina on, kui leping lõpeb, siis lepingu lõppedes tuleb objekt anda tagasi umbes samastel väljanägemisega, nagu ta lepingu sõlmides oli, siis siin see leping lõpeb aastal 2037, selleks ajaks on juba väga palju tõenäoliselt volikogu liikmeid vahetanud, võib-olla ka vallaametnikke, et kas on näha, et kas see rekultiveerimine, mis peaks toimuma, et kas see on siis valla teha või on see kellegi teise teha, et siit ma ikkagi tulen selle juurde, et siin peaks olema kindlalt olemas siin kõrval ka leping, kus on väga kelgelt volinikel näha, millises seisus me tegelikult siis objekti üle anname, mis selle objektiga teha tuleb, milliste mõõdikute järgi me saame hinnata, et me saame vallateedele soodsamat materjali ja millises seisus tegelikult see objekt tagasi tuleb. Et kui need oleks teha, siis me saaks teha siin hinnangu, et kas need on siis ka olemas, ikkagi ka rekultiveerimise plaan, millise objektina ta tagasi peaks tulema aastal 2037. Aitäh! Ja, küsimus on täiesti mõistetav ja arusaadav, sest aasta 2037 on tõepoolest üpriski kaugel. Nüüd me oleme arvestanud sellega, et kaevandusluba sisaldab endas rekultiveerimise komponenti. Teisiti lihtsalt ei ole võimalik. Ja rekultiveerimine on alati nii-öelda kaevandaja ülesanne. Kui me täna otsustaksime, et me ei soovi rohkem sealt karjäärist ressurssi kasutusele võtta, peaks Alter Grupp tegelikult ka selle karjääri tänases seisus nii-öelda rekultiveerima. Nüüd, kuna me oleme vaadanud kõrval asuvat Moreeni karjääri ja sellega võrreldes siis adunud, et ka meie selles Lõhmuse kruusakarjääris ilmselt on esialgne varude hindamine olnud pisut tagasihoidlikum kui reaalsus, siis tundub mõistlik mitte teda rekultiveerida vahepealseks paariks aastaks, kuni me teeme uuringud ja selle tõttu see praegune rekultiveerimine jääks ära, aga uus kaevandaja saab kaevandusloaga selle rekultiveerimise kohustuse nii ehk teisiti juba Keskkonnaametilt endale peale. Nii, aitäh. Nüüd sama küsija rohkem küsida ei saa. Et kas on veel kellelgi küsimusi? Ei ole. Kuulame komisjonid ära. Komisjonis oli tõsine arutelu selle punkti üle, kuna on tegemist otsustuskorras kasutamisele andmisega. Küsiti küsimusi, saadi vastuseid ja kui hääletamiseks läks, siis küll mitte ühehäälselt, aga otsustati siiski eelnõud toetada. Aitäh. Selge, see oli siis arengukomisjoni seisukoht Vahur Jursilt. Nii, majanduskomisjon. Majanduskomisjon menetles teemat ja ennekõike lähtuvalt numbritest loomulikult nagu majanduskomisjonile kohaselt ja need nüansid, mida ennist ka vallavanem välja tõi, siis materjali hinna osas, kus vahed jäävad sisuliselt kahekordseks või ligikaudu kahekordseks, siis ja lähtuvalt sellest vajaduspõhisusest, et meil tegelikkuses laevapiirkonnas seda materjali sellisena tarvitada oleks tarvis ja oleks mõistlik, tegi majanduskomisjon omalt poolt volikogule ettepaneku eelnõu toetada. Jah, tõsi, kõik need kitsaskohad, mis on tänasel päeval seotud nüüd nüanssidega ja küsimustega,
siis otseselt lepingusse puudutavad küsimused, siis jah, nii nagu ka Aivar Soop välja tõi, ütleme sellisel tasandil nüüd murekohad, mis puudutavad näiteks ka rekultiveerimist, siis tõenäoliselt ei ole meil tarvis niisuguste muredega pead vaevata. Küll aga ma isiklikult kujutan ette, et vallavalitsus parima äranägemise järgi siin koha peal on suuteline kokku panema ka niisuguse lepingu, mis ka aastal 2037 oleks siis sellel ajal volikogu lao ümber olijatele ning vallaametnikele siis vastuvõetav ja millega nemad saaksid tööd teha ja ei peaks meist keegi pelgama, et siis antud Lõhnuse karjäär kuidagimoodi mingisuguseks polepaigaks jäetakse. Aitäh. Aitäh. Kahelt komisjonilt siis toetav seisukoht, et ma arvan, et meil on selle punkti juures tulevikuks õppida seda, et hea oleks, kui leping oleks juures, et siis oleks neid küsimusi palju vähem. Aga praegu panen selle punkti hääletusele, et kes on selle poolt, et anda luba Lõhnuse kruusakarjäär anda tasuta kasutusse siis Tartu valla kommunaalile. Kuulutan hääletuse. Helle ja Martin. Aga nemad ei hääleta. Nemad ei hääleta, siis on kõik. Nii, tundub, et vist on kõik, sest need, kes on praegu kõrvale jäänud, siin on siis 12 poolt, nii et otsus on tehtud. Nii, järgmine päevakorrapunkt on meil otsustamise seisukohalt viimane. See on siis Johannes Voldemar Veski nimelise Maarja Magdalena põhikooli ümberkorraldamine ja ettekandjaks siin taas Jarno Laur. Palun. Hea volikogu, tegu on ühe otsusega, mis tavapäraselt võiks olla sellises killas, mida väga hoolega kaalutakse ja selle tõttu tegelikult komisjonide ringis oli see eelnõu ka juba jaanuarikuus, kus ta sai meie komisjonide poole pealt põhimõttelise heakskiidu. Nüüd formaalse menetluse seisukohalt oli oluline vahepeal saada Johannes Voldemar Veski nimelise Maarja Magdalena põhikooli hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu seisukohad, kuivõrd seaduse järgi kõik need institutsioonid peavad niivõrd kaalukate otsuste puhul oma seisukoha kujundama. Mul on muidugi hea meel, et kõik need eelnimetatud on toetanud plaani, millega reorganiseeritakse see õppeasutus selliselt, et põhikoolile lisandub lasteaia osa, mis omakorda siis lahutatakse Tabivere lasteaiast. Need kaks rühma, mis füüsiliselt asuvadki Maarja Magdalenas. Ja nii saab ellu viidud meie valla, aga ka Maarja Magdalena kooli arengukava eesmärk luua siis nende kahe valdkonna liitmises siis kohalik hariduskeskus. Nüüd hariduskeskus jätkab siis nime all Johannes Voldemar Veski nimeline Maarja Magdalena põhikool. Seda Eesti kõige pikemat koolinime me ei kavatse täiendavalt pikendada, ta on isegi päris pikk. Küll aga lisanduvad siis
koolieelsete lasteasutuste seaduse alusel lasteaia osa reguleerivad sätted kooli põhimäärusesse ja kooli põhimäärus on plaanitud volikogu ette tuua järgmisel istungil, kuivõrd seal on nüüd vallavalitsuse juristide ja siis nende 3 tähtsa kooliinstitutsiooni vahelise koostöö viljana valmimas natukene täiendatud versioon võrreldes sellega, mis me jaanuarikuus välja saatsime. Küll aga on oluline ikkagi see põhimõtteline otsus selles volikogus ära teha, siis me saame edasi liikuda ka kõigi muude vajalike ettevalmistustega, sest märtsikuu lõpuks on tegelikult vaja Haridus- ja Teadusministeeriumil esitada koolitusloa taotlus siis lasteaia õppekava osas. Minu poolt praegu kõik. Aitäh ettekandjale. Palun, kas küsimusi on kellelgi? Ei ole küsimusi. Siis palun komisjonide seisukohad. Kes on menetlenud, palun andke teada, milline seisukoht on. Nii. Aunel on käsi. Nii, Aune, kas see oli küsimus või on komisjon? Ei, see on komisjon. Tere kõigile. Kuna see oli juba jaanuarikuises komisjonide päevakorras meil, et siis kultuurikomisjon menetles, rääkisin kõik ära, mida teadsin ja kultuurikomisjon arvas, et hea mõte, et lasteaed ja kool lõpuks kokku viia. Kõik. Aitäh. Nii. Martin. Jah, arengukomisjonis oli siis samamoodi pooldav seisukoht. Samas juhtisime tähelepanu sellisele pisiasjale, et praegu meie otsuse teeme küll ära, aga põhimäärus on veel täiendamisel, et tegelikkuses võiksid need asjad äkki järgmistel kordadel koos käia. Aitäh. Aitäh. Kas on veel? Nii, Külli. Ei kuule sind hästi. Nii, mina kuulsin, et pooldad. Tuleb. Nii, ja mis saab meil vastu olla, kui kohalikud ise on sellise ettepaneku teinud? Nii et head minemist. Nii, on toetav seisukoht. Nii, kas on veel mõni komisjon? Jah, siin on paar tükki. Palun, majanduskomisjon. Ja, et kõigepealt alustan sellest, et strateegiakomisjon juba siis jaanuarikuu koosolekul antud teemat menetles ja sealt tuli strateegiakomisjoni seisukoht siis, et vallavalitsus võiks teemaga edasi liikuda. Tänaseks on vallavalitsus jõudnud asjaga volikogu lauale. Vahepealseks informatsiooniks ütlen siis Maarja Magdalena põhikooli hoolekogu liikmena ehk siis õigupoolest hoolekogu liikmena, kes on ka volikogu esindaja samaaegselt siis, et põhjus, miks siis põhimäärus ei ole tänasel päeval meie ees, millele juhtis tähelepanu siis härra Martin Pelak, on tõepoolest selles, et hoolekogu pidas siis antud otsust, mis siis sedastab kooli ja lasteaia liitmise ehk siis põhikooli ümberkorraldamise, pidas seda parketikõlbulikuks, küll aga tundus see põhikirja projekt hoolekogule pisut kohmaka ja mõneti kandilise sõnakasutusega
nii siin kui sealpool ning koostöös siis pädevate spetsialistidega, kaasates ka valla juristi abi, on siis põhimäärus tänaseks teinud läbi juba päris tubli täiendamise ringi, aga siis avalik väljapanek, kus ta peaks siis koguma veel kord hoolekogu liikmete hinnangut, ei ole sedapuhku veel toimuma saanud, et see võtab veel mõned päevad aega. Sellele vaatamata oli majanduskomisjoni ettepanek volikogule eelnõud toetada. Aitäh! Nii, aitäh! Me oleme saanud siin ainult toetavaid seisukohti erinevalt komisjonidelt, et teen siis ettepaneku, et teeme otsuse ära, kes on selle poolt, et Johannes Voldemar Veski nimeline Maarja Magdalena põhikool siis ümber korraldada. Palun hääletada. Nii, Aivari hääl on vist veel puudu. Jah, nüüd on kõik. Nii, otsus meil tehtud. Lugupeetud volikogu, need punktid, mis nõuavad meil otsustamist, on meil täna läbitud. Et edasi siis informatsioon, koha peal algatatavad küsimused. Mina kõigepealt annan teile teada, et kui ma kalendrit õigesti tunnen, siis järgmine volikogu peaks olema meil 25. märtsil ja tõenäoliselt meetod on endine. See tähendab seda, et me töötame virtuaalsel kujul. Ja enne muidugi siis on komisjonide tööd. Et olen vallasekretäriga kokku leppinud, et natuke me muudame eelnõude esitamise kuju ja vormi selleks, et oleks korrektselt teada, kes on selle ette valmistanud, kes on ettekandja ja milline on see, ütleme, juurde käivate dokumentide pakett. Võib-olla natukene vaatame ka seda, et millised need eelnõud peaksid millisest komisjonist läbi käima. Et meil on siiamaani 2 komisjoni nagu menetlenud väga varmasti kõiki, et mõned teised komisjonid võib-olla on mõne asja läbivaatamisest pääsenud. Et loodame, et saame teha paremat tööd, et see on nagu minu selline väike kokkuvõte sellele, et mis meil nüüd edasi saama hakkab. Et loodame, et oleme kõik terved selleks ajaks ja töö valmis. Aga palun teie, kes tahate midagi rääkida. Nii, Martin, jah? Jah, aitäh. Mina tahaksin juhtida tähelepanu ühele sellisele asjale, mida võiks volinikud vältida. Et kui vallavalitsus viimasel siis nagu eelarve esimese lugemise järgselt soovis või siis andis vallavolinikele tagasiside saamiseks või muudatuste saatmiseks siis üks täiendava tähtaja, siis mina tahan siinkohal juhtida tähelepanu, et meie volikogu liige Külli Suvi tegi minu meelest vallavalitsusele oma kohaliku agitatsiooniga veidi liiga. Sellepärast, et see kiri, millele Külli oma toetusavaldusi kogus oma valimispiirkonnast, ei olnud päris õige. Ja ma tahaksin selle siin lihtsalt ära õiendada, et meil on olnud aega alates 2018. aastast siin kõiki objekte eelarvesse panna.
ja ei ole nagu kõige õigem valimiste eelsel aastal siis selliselt tähelepanu minu meelest otsida. Seda enam, et kõik saavad aru, et see kergliiklustee on oluline. Ta on alati olnud nende teede nimistus ja me oleme otsinud siiamaani võimalusi lihtsalt koos riigiga seda lahendada. Aga see ei tähenda seda, et oleks kõige õigem inimeste tagajalgadele ajada ja siis koos hangudega vallavalitsusse tormata. Seda enam, et mina ei leia selle valimisliidu ehk kohaliku elu valimisliidu nimekirjast antud objekti mainituna mitte kordagi. Et inimestele võib-olla seda ei ole isegi sellisel kujul lubatud. See, et ta on olnud ühinemislepingus ühe võimaliku objektina kirjas, seal tuleb ja Külli kindlasti väga hästi teab seda, et ühinemislepingu objektid on mainitud võimalike rahastusobjektidena. See ei ole seal kindlasti nimekiri, mis on jäik, sest et kõik eelmised volikogude liikmed teavad väga hästi, et kõiki neid objekte, mis sinna omal ajal kirja sai panna, ei ole võimalik rahastada selle toetuse eest ja see on ka seal täpselt sõna-sõnad sellisena kirjas. Aitäh! Nii, Külli tahab ilmselt oma sõna vastu öelda. Palun. Kas ma olen kuuldel? Pane natuke juurde, ei kuule hästi. Nüüd on kuulda. Hästi nõrgalt. Enne sa Külli tegid mingit imet, kuidagimoodi hakkas ta tööle kangesti hästi. Ma ei tea, no ma panen hästi mikrofoni suhu juba. Nii, kõigepealt tahan Martinile öelda seda, et mina ei kogunud neid allkirju. Ja see, et ma järsku nii suure toetuse osaliseks siin sain, see oli küll tänu laeva inimestele, aga mina ei ole ühtegi kirja koostanud, nii et need allkirjad, mis siia on kogutud, need ei ole nii-öelda minu algatus, et see sulle nagu teadmiseks. Ja loomulikult ma tean, et kõiki ühinemislepingus olevaid objekte ei tehta, ei rahastata ja nii edasi. Aga kui sa nüüd vaatad neid objekte, siis ega kõik ei olegi meil päevakorras ja kõike ei rahastata. Näiteks jääb ju meil tegemata ka perearstikeskus. Ja keegi ei ole nii-öelda tõstatanud seda küsimust, et miks see tegemata jääb, sest tegelikult olgem ausad, et need, kes asjast teadlikud on, need teavad, et perearstikeskusele pakuti ruume siin vanas vallavalitsuse ruumides, aga ta ei olnud nõus kolima. Nii et aitäh sulle, Martin, aga toetus oli laeva inimeste enda poolt, nii et siin minu kätt ei ole mängus. Nii, kes veel millestki rääkida tahab? Palun. Või tõmbame täna otsad kokku? Tundub, et... Aune, ole hea. Et tegelikult on nii, et nii tore on alati lõpetada sellega, et saab õnne soovida. Et kahju on see tõesti, et me silmast silma ei näe ja nii nagu siis sünnipäeva puhul kallistamine on hoopis ära unustatud. Et Teedul oli 2. veebruaril sünnipäev, nii et Teet, hea mees, palju õnne. Vahur Jursil oli 16. veebruaril sünnipäev. Vahur, tubli mees, palju õnne. Aitäh. Annelil oli 21. veebruaril tubli koolitüdruk, palju õnne. Ja Aivar Soop, meie kohaliku elu suur juht ja liider ja õpetaja. Aivar, palju õnne, temal oli eile sünnipäev.
püsime terved ja kohtume jälle. Nii, aitäh. Kõike head siis kõigile. Lõpetame täna. Ja, aitäh. Head aega. Nägemist. Head aega. Nägemist.